Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, avaksin selle töönädala koosoleku ettepanek arutada täna Euroopa Liidu struktuurvahendi ettevalmistusseisu ja kolmapäeval on siis arutada riigiteenuste toimimist andmeside katkemise korral. Ja kui see on vastuvõetav, ma loeksin päevakava kinnitatuks ja meil on tänasele koosolekule palutud kohale siis Rahandusministeeriumi esindajad, et arutada järgmise eelarve perspektiivi ettevalmistamist, samuti on ka siis olulisime ka Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad ja meil on siis Triin Tomingas, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja ja siis tegelikult oleme palunud ka põllumajanduspoliitika juhi Põllumajandus-Kaubanduskojast härra Ants-Hannes Viira. Ja ma annaksingi sõna siis kõigepealt proua Triin Tomingasele. Aitäh ja hea meel siin olla, tutvustada siis seda protsessi ja hetkeseisu, kus me oleme järgmiseks Euroopa Liidu eelarveks valmistumisel. Ma valmistasin ette mõned slaidid ka, et neile, kes meid jälgivad üle veebi, oleks ka lihtsam jälgida. Aga alustaks siis sellest päris üldisest pildist, et mis meile siis järgmisel rahastamisperioodil terendab. Periood on siis 2028–2034 ja Euroopa Komisjon on siis omapoolse ettepaneku teinud järgmiseks Euroopa Liidu eelarveks, mille maht on siis kokku 2 triljonit. Ja eelarve struktuur lihtsustub oluliselt, ehk siis varem eraldi seisnud suurel hulgal fondid pakitakse siis kokku sellisesse lihtsamasse konsolideeritud struktuuri. Nii et eelarve saab olema siis 4 sambast koosnev ja selle esimene sammas on siis see kõige suurem osa ja need on siis riiklikud eraldised liikmesriikidele, mida siis riigid saavad ise sisustada. Eelarve teine sammas on siis konkurentsivõime sammas ja koondab sinna siis fondid, mida Euroopa Komisjon ise jagab siis konkureerimise alusel. Liikmesriikidel on võimalus siis minna seda raha sealt taotlema ja saavad siis paremad ja tugevamad projektid. Eelarve kolmas sammas on siis põhimõtteliselt Euroopa Liidu väliskoostöö ja 4. pisike sammas siis ka Euroopa Liidu institutsioonidega seotud kulud. Nüüd täna siis ma saan aru, et me keskendume pigem sellele riigi eraldisele ja sellega seotud siis nõuetele ja tingimustele. Aga enne kui sinna jõuda, ma tahaks näidata ka seda potentsiaalset Eesti netopositsiooni siis käesoleva perioodi võrdluses, et loomulikult on see esialgne hinnanguline, sest Euroopa Liidu eelarve üle alles läbirääkimised on alanud. Millise tulemusega me sealt väljume on veel selgumas. Loodame, et see selgus saabub 27. aasta alguses, kui siis enne Prantsusmaa presidendivalimisi loodetakse saada üle Euroopa kokkuleppele. Aga ütleme siis tänaste parameetrite säilimisel saab öelda, et ettepanek on meile igati soodne. Meie võimalus saada siis Euroopa Liidu eelarvest tulu on märksa suurem kui tänasel perioodil, ehk siis see netopositsioon eelduslikult suureneb siis 1,8 miljardi euro võrra tänase perioodiga võrreldes. Nüüd sellest samast esimesest sambast, ehk siis riiklikust eraldisest, mida siis riik saab ise sisustada. Sinna on siis koondatud seni eraldi eksisteerinud ühtekuuluvuspoliitika fondid, ühise põllumajanduspoliitika fondid, kalanduspoliitika ja sisejulgeoleku valdkonna fondid. Nii et toimub selline suurem konsolideerimine, toetused tuuakse ühe katuse alla ja ka ühe raamistiku alla reeglite mõttes. Ja ka see on asi, mida tegelikult Eesti on läbirääkimistel siis tõstatanud, et vähem silosid ja rohkem paindlikkust ja keskne peaks olema siis selle raha tervikmaht ja vähem nii-öelda etteantud jaotusi selleks, et riik saaks siis vastavalt enda vajadustele paindlikumalt ka nende rahade kasutust sisustada. Aga see sama 6,5 miljardit, mis siis Eesti eraldisena on pakutud, on tänase perioodiga võrreldes circa 1,1 miljardit suurem
ja see kasv on tulnud eelkõige siis sisejulgeoleku valdkonnast, kus toetuste maht on siis 10 korda suurenenud. Ja siin ma olen ära toonud ka selle eraldise arvutamise aluseks oleva valemi, ehk milliste näitajate põhjal ta siis kalkuleeritakse ja lisaks sellele valemile siis on antud ka ette teatud valdkonnad või siis miinimummäärad, kuhu riik peab kindlasti panustama. Ja ette on siis antud see, et 43% toetustest tuleb suunata siis kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmisele, 14% sotsiaalsete eesmärkide täitmisele ja 1,6 miljardit siis sellest 6,5 on kindlustatud siis põllumajanduspoliitikale. Ja uue rahastamisperioodi märksõnaks on kindlasti tulemuspõhisus, ehk siis enam ei rahastata nii-öelda selliseid jooksvaid protsesse ja sellist järjepidevat tegevust, vaid pigem selliseid selgeid tulemusi, selgeid eesmärke, mille vastu siis ka Euroopa Komisjon väljamakset teeb. Ja esmasel sisustamisel 2026. aastal on siis luubi all 75% sellest riigi plaanist ehk circa 4,76 miljardit, ja ülejäänu siis jääb rahastamiseks 31. ja 33. aastasse tulenevalt siis õigusraami ettepanekust. Nüüd see riigi plaan oma temaatilise jaotuse poolest jaguneb siis 5 suurde teemaplokki, mõni neist suurem, mõni natuke kitsam. Esimene eesmärk kindlasti on nendest kõige mahukam ja see sisuliselt hõlmab endist ühtekuuluvuspoliitikat, alates siis elukeskkonnast, digiarengu ja teadusarenduse innovatsioonini ja ka teised eesmärgid siin edasi on seostatavad siis mõneti ka tänase raamistikuga, aga ei ole enam sellisel nii rangelt piiritletud. Nüüd, kus me oleme siis selle protsessiga? Eesmärk on 28. aasta alguseks olla valmis toetuste rakendamiseks, et ei tekiks viivitust ja see eeldab seda, et ettevalmistused juba käiksid ja nad ka käivad. Et eelmise aasta sügisel alustasime siis selliste suurte strateegilise tasandi aruteludega, mida siis korraldasime 6 korral ja vaatasime siis sisse hetkeseisule erinevates poliitikavaldkondades, vaatasime otsa ka tulevikutrendidele, milleks tuleb siis valmistuda ja arutasime selle üle, et millistele strateegilistele suundadele ja missioonidele tuleks siis keskenduda järgmises eelarve raamistikus. Ja selle alusel siis ministeeriumid koostöös partneritega sõnastasid ka 14 sellist valdkondade ülest katusmissiooni, mille alusel siis hetkel käib valdkondade sisemiselt siis töö, et formuleerida juba täpsemad ettepanekud märtsi keskpaigaks, et millised on siis need reformi, investeeringu ja meetme vajadused, mida siis järgmisel perioodil rahastada. Ja pärast seda 13. märtsit siis saab minna juba sisulisemate arutelude juurde. Ja need on siis, nende arutelude teravik on planeeritud maikuusse, kus me siis koostöös partnerite ja ministeeriumidega vaatame otsa laekunud ettepanekutele, nendele kulusurvetele ja prioriteetidele, selleks, et siis mahtuda ära sellesse eelarve raami nii rahaliselt kui sisuliselt. Käime kindlasti ka väljaspool Tallinna siis arutamas regioonidega ja kraadimas ja valideerimas siis neid ettepanekuid. Samamoodi plaanime tulla enne jaanipäevaga parlamenti, siis poliitiliste jõududega dialoogi pidama ja eesmärk on siis valmistada ette kevadel kogunenud sisendi pealt ja nende arutelude tulemusena siis valitsusele esmane jaotuse ettepanek, mis siis tuleks kokku leppida septembris eelarve arutelude raames selleks, et meil oleks võimalik siis alustada pärast seda läbirääkimisi juba Euroopa Komisjoniga täpsemalt selle plaani, riigi plaani koostamiseks.
Esmane jaotusettepanek saab olema pigem üldine, nimetamata siis konkreetseid investeeringuid ja objekte, vaid pigem selline temaatiline, et siis edasistel läbirääkimistel komisjoniga 2027. aasta jooksul siis täpsustada juba detailsem sisu. Ja siin veel lõpetuseks siis üldine ajatelg, et nagu ma ütlesin, Euroopa tasandil läbirääkimised eelarve üle alles käivad ja see võib loomulikult mõjutada ka meie siseriiklikku protsessi, aga kokkuvõttes liigume me ikkagi sellise sõiduplaaniga, et olla 27. aasta lõpus riigiplaaniga valmis ja kokkulepped komisjoniga siis peaksid saama ka tehtud nii, et me saame 28. aastal startida. See eeldab loomulikult paralleelselt ka köögipoolel ettevalmistusi, et meie IT, meie rakendussüsteem vastaks siis uue perioodi nõuetele, et see käib kõik sinna kõrvale. Aga kokkuvõttes täna oleme siis sellises graafikus liikumas ja Euroopa tasandil on kuulda, et ühed kiiremad nende ettevalmistuste poole pealt. Aga see on minu poolt sissejuhatuseks kõik, nii et hea meelega kuulan küsimusi. Aitäh! Nii, aitäh, asjalik ettekanne, niimoodi professionaalne. Ja ma annaksin nüüd sõna siis ka meil on Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval ja Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira, et ütleme, ma ei tea, et annaksid ka oma tähelepanekud praegu nende perioodi ettevalmistuse kohta. Nii, palun härra Irval. Ja tervist, aitäh Triinule, et hea ülevaatlik ettekanne, et ma pigem annaks sõna Ants-Hannes Viirale, et Ants on meil seal koha peal, aga kõik need materjalid ette valmistanud, et oskab kindlasti nii, härra Viira, palun. Teemal rääkida ja küsida, aitäh. Õige, just värske info. Jälle hea ettekanne. Just. Tal on vist ära lahti. Aitäh, et tõesti põllumajanduspoliitika seisukohast see uus periood ja selle perioodi ettevalmistus on teistsugune kui varasemalt, et varasemalt on see ikkagi valdavalt käinud Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi koostöös, et seekord siis liikmesriigid valmistuvad kogu selle eelarvepaketi koos ette ja ilmselt te seda meie muret olete kuulnud. Aga avage see siis. Ma avan selle mure, et põllumajanduspoliitika nii-öelda kõrvamärgistatud või kaitsud eelarveks siis pakutakse Eestile 1,589 miljardit eurot. See on Euroopa Liidu poolt finantseeritav summa. Et käesoleval perioodil 7 aasta jooksul peaks see summa olema 2,33, mis on põllumajanduse planeeritud. Ja sellest päriselt põllumajandusse jõuab ilmselt kuskil 90%, 10% on seal metsandust, keskkonnameetmeid, tehnilist abi ja selliseid küsimusi ka. Nüüd kui me sellele 1,589 paneme siis selle osadele meetmetele nii-öelda kaasfinantseerimise juurde, see tähendab seda, et põllumajanduspoliitika eelarve võib jääda umbes 500 miljonit eurot väiksemaks kui käesoleval perioodil nominaalselt, mitte reaalhindades. Ehk et see on äärmiselt suure vähenemine võrreldes käesoleva perioodiga. Ja loomulikult see teeb meid väga murelikuks, sellepärast, et nagu te siin nendest materjalidest ka näete, et ega Eesti ei ole ennast toiduainetega ise varustav riik, et need protsentideks, et iga selle protsendi taga tegelikult on kas netoeksport või netoimport, et netoeksport aitab meile siia riiki raha juurde tuua ja netoimport on siis see, kus me anname raha oma riigist välja ja selle raha siis peame kuskilt teistest tegevusaladelt ja tagasi teenima. Ja see julgeoleku mõõde siin juures on nii ehk rohkem päevakorral võib-olla kui varasemalt. Ehk et see võimalik vähenemine sellises mahus tegelikult tähendab seda, et meie toidujulgeolek väheneb. Tõenäoliselt põllumajandustootmine, toidutootmine väheneks Eestis ja see on muret tekitav. Nüüd selline huvitav nüanss selle kogu eelarve pakkumise juures on see, et nagu te ilmselt ka teate, Eesti põllumajandustootjate toetustase täna on kuskil 80% Euroopa Liidu keskmisest. Ja kõik need 20+ aastat on siis võideldud selle nimel, et see jõuaks Euroopa Liidu keskmise lähedale. Kui me õigesti loeme seda komisjoni ettepanekut ja seda raha eraldamise valemit liikmesriikidele, siis seal sees on selline mõiste nagu agri-prosperity cap, mis sisuliselt siis arvutab välja, et kui palju raha, kui palju jääb puudu Eesti põllumajandustootjatel selleks, et jõuda 90% Euroopa Liidu keskmisest toetustasemest.
7 aasta jooksul. Et see summa on 546 miljonit eurot ja see on paigutatud Eesti riigiplaani ettepanekusse. See arvutuskäik põhineb põllumajandustoetuste ebavõrdsusel. Selle summa juures ei ole kõrvamärki. See ongi see küsimus, et mida me tahame adresseerida ja öelda, et tegelikult see 546 miljonit eurot ebavõrdsete põllumajandustoetuste pärast tegelikult peaks jõudma tagasi põllumajandustoidu tootmisesse. On ääretult oluline, et meie sektor ei kahaneks, et ta satuks veel suuremasse kriisi, kui ta täna on, ja et me suudaks teha ära investeeringud selleks, et toidujulgeolekut suurendada. Et me oleme siin samas komisjonis rääkinud sügisel sigade Aafrika katkust. Tänaseks on tulnud nagu riigi poolt siis pakett taastamismeetmeteks ja ka seal tegelikult suurem osa nendest meetmetest peaks saama rahastatud järgmisest eelarveperioodist. Kui me vaatame nagu tegelikult pakkumist, et siis on selge see, et see ÜPP kaitstud osa ei võimalda teha mitte mingisuguseid investeeringutoetusi, sellega kaasnevad väiksemad sissetulekutoetused ja tõenäoliselt ei ole võimalik keskkonnameetmeid sellises mahus teha, nagu siiamaani on tehtud. Ehk et see toob kaasa nagu väga-väga suure vähenemise ja kui rääkida sektoritest, siis kõige suuremasse kriisi meil võib sattuda loomakasvatus, lihaveisekasvatus siis eeskätt. Et kui teha lihtsalt lineaarne 20% toetuste vähenemine ettevõtja tulule, siis lihaveisekasvatus kaotaks 90% oma ettevõtja tulust. Ehk et selge see, et see sektor satub väga, väga suurde kriisi ja lihtsalt taustaks, et see sektor teeb aastas 50 miljonit eurot eksporti. Järgmine sektor, kes kriisi satub, on ilmselt taimekasvatus, teraviljakasvatus. Nende ettevõtja tulu väheneks 35%. See sektor teeb meil täna 200 miljonit eurot teravilja eksporti ja 50 miljonit eurot rapsivilja eksporti. Ehk et see ei ole ainult nagu toidujulgeoleku või protsentide küsimus, vaid tegelikult ka majanduse ja ekspordi küsimus. Just. Ja ütleme see taust, kus me siis siseneme sellesse uude perioodi, on see, kus meil viimased 3 aastat on sektor sügavas kriisis olnud, ka koos kõikide toetustega on ettevõtja tulu negatiivne. Meil on siin olnud ilmastikukahjud, sigade Aafrika katk. Kui tulevikku vaatame, siis meid ootavad ees uued looma heaolu nõuded, et aktivistid soovivad, et puurikanad saaks puurist välja. Ja tegelikult on ju tulemas ka looma heaolu regulatsioon, mis tähendab ka seda, et nii sigadel, broileritel, piimaveistel tuleb heaolu tingimusi parandada, ka heaolu tingimusi transpordil parandada ja paraku midagi teha ei ole, see kõik tähendab kulusid ja konkurentsivõimet. Ehk et meie ettepanek selle taustal on see, et see 546 miljonit eurot peaks minema põllumajandus- ja toidusektorisse just selleks, et tugevdada konkurentsivõimet ja et hakkama saada siis üha karmistuvate nõuetega selles sektoris. Nii, aitäh. Kas härra Irval soovib täiendada ja siis on Tomingas ja siis on Logan? Aitäh, ma täiendada ei soovi, ma arvan, et Ants tegi väga hea ülevaate ja ma loodan, et kõik said sellest aru, mis see probleem ja meie nägemus on asjast. Nii, proua Tomingas. Ja kiire kommentaar lihtsalt, et põllumajanduse valdkonna väljakutsed on igati meile selged ja te olete väga aktiivselt neid ka kommunikeerinud ja selgitanud. Et me sinna kindlasti ei läheks ja kuidagi ei vaidlusta neid, vaid mida ma vaidlustaks on see väide, et põllumajandusvaldkonna toetused järgmisel eelarveperioodil vähenevad. Et seda hetkel ei ole mingit alust väita. Sellepärast, et otsused, kui palju põllumajanduse valdkonda rahasid suunatakse, tehakse alles sellel sügisel. Et hetkel käib eeltöö. Et tõsi, Euroopa poolt ei ole meile ette seda kohustust pandud rohkem kui 1,6 miljardit, aga riik on võtnud seisukoha, et põllumajandustootjate konkurentsitingimuste võrdsustamisega tuleb jätkata. Et see on ka eelarve läbirääkimistel Eesti üks positsioonidest. Ja ma olen enam kui kindel, et sügisel, kui valitsus neid arutelusid peab, et siis ei arutata mitte selle üle, et kas sektorist raha ära võtta, vaid pigem selle üle, kui palju sinna juurde anda ja kui teil on tugev argumentatsioon, nagu ka siin kuulda oli ja selge,
selged ettepanekud, siis ma arvan, et ei välju põllumajandussektor sealt arutelud, et kuidagi halbade tulemustega. Lihtsalt hetkel me valmistume alles nendeks aruteludeks ja septembris siis saab poliitiline tasand debatti pidama hakata. Nii, nüüd on härra Vaga, siis Rallas, siis proua Ingerel. Ja, aitäh mõlemale ettekandele väga põhjalike ettekannete eest. 2 küsimust oleks tegelikult proua Toomingal, et sellest Eesti netopositsiooni paranemisest ja siin ettekandes oli ka, et mis selle netopositsiooni nii-öelda siis, kuidas see valem toimib, kas saate korra öelda, et millise valemi siis komponendi põhjal on see meie positsioon siis 1,6%-lt 1,8%-le tõusnud, et mis on siis elanike arv, mis tõenäoliselt ei ole, eks ju, regionaal SKP otsetoetused, et mis see põhjus on olnud. Ja siis teine küsimus, väga praktiline, siin sellest läbirääkimiste vormis on ka teil need piirkondlikud aruteluseminarid. Millised need välja näevad? Kuidas te lähete lihtsalt Rahandusministeerium saadab Jõhvi kõikidele inimestele, et palun tulge rääkige nüüd MFF-i läbi või kes need tegelikult turuosalised on, kellega te lähete siis Jõhvis, Paides, Pärnus ja Tartus neid läbirääkimisi pidama, aitäh? Ja ma alustaks kõigepealt siis netopositsioonist, et see võrdlus on toodud siis selle baasilt, et kõigepealt see osa siis, mis on riigile kindlustatud, on käesoleval perioodil siis 6,8 miljardit ja järgmisel perioodil me eeldame, et see on 11 miljardit koos siis selle osaga, mis tuleb eelarve teisest sambast, ehk siis see, mida me suudame ära tuua kas siis ühenduste rahastamiseks, sõjaliseks liikuvuseks ja muuks selliseks. Ehk siis selle baasilt võiks eeldada tõesti, et me saame toetusi siis kokku järgmisel perioodil 6,2 miljardit rohkem kui siis meie sissemakstav summa ja selle baasilt on siis see netopositsioon ka arvutatud. Aga nüüd, mis puudutab neid, võib-olla ma lähen korra sinna valemi juurde tagasi, mis puudutab seda riigile kindlustatud eraldist, et seal siis arvutatakse see summa elanike arvu baasilt, siis vaesusriskis olevate elaniku arvu baasilt, siis riikliku kogutoodangu pealt, regionaalse SKP pealt, otsetoetuste taseme pealt, siis põllumajanduses ja põllumaa suuruse pealt, rändenäitajate pealt, maismaa ja merepiiri pikkuse pealt ja viisataotluste arvu pealt. Nii et väga keeruline valev, kus tõesti põllumajanduse toetuste tase on siis üks valemi komponentidest. Nüüd regionaalsetest seminaridest, et sinna me ootame siis kohalike omavalitsuste juhte, ettevõtlusorganisatsioonide esindajaid, kolmanda sektori esindajaid, maakondlike arenduskeskuste esindajaid, ehk siis neid, kes siis kas täna kasutavad toetusi või aitavad neid siis piirkonda tuua erinevate kolmanda sektori organisatsioonide näol. Et see on siis see seltskond, keda me ootame nendele seminaridele ja oleme siis täna juba ka ettevalmistusi tegemas ja ühendust võtmas nendega, et nad on olnud aktiivsed partnerid siin seni juba toetuste planeerimisel ja ka rakendamisel, kui on olnud siis erinevaid küsimusi. Nii, Rallas. Ja, aitäh. Et siin äsja Riigikontroll tuli välja siis selle riigi tegevusvaru moodustamise ja kasutusvõtu auditiga, mis oli nagu pehmelt öeldes kriitiline. Ehk siis kuigi me riigikaitses peame suuri samme astuma, siis see põllumajanduspool on praktiliselt 0, ehk siis katmata tegevustega või siis väga tagasihoidlikult tehtud. Et mõtlesin, et kas ikkagi, ja ma saan aru, et nüüd alles alustatakse ka siis selle toidu julgeoleku varustuskindluse sellise strateegia koostamisega. Ja ma sain aru, et see heal juhul valmib seal kuskil augusti lõpus, et kas ikkagi sealt tulev sisend saab sellesse programmi sisse. Ehk sest ma kardan, et sealt tulevad väga suured ootused ja ettepanekud, mis on ka muidugi väga mõistlikud praeguses olukorras. Aitäh. Ja teada on, et väga paljudes valdkondades hetkel selline sisekaemus käib ja teada on, et ka kulusurved väga paljudes valdkondades on jõhkrad. Et eks
oluline ongi nüüd mõelda läbi, et mis on selles Euroopa Liidu toetuste maastikul need kõige sobivamad teemad, mida sisse tuua ja võib-olla mis on sellised vajadused, mida annab siis rahastada ka sellest eelarve teisest sambast, mis on siis konkurentsipõhise taotlemisega. Loomulikult seal ei ole garantiid, seal tuleb konkureerida ülejäänud Euroopaga, aga kindlasti tuleb neid erinevaid allikaid nagu koos vaadata ja loomulikult siis kolmandaks maksuraha, et kui poliitiline tasand seda debatti peab, siis loomulikult tulebki arvestada, et kui need asjad, mis Euroopa toetuste potti ei mahu, siis ja need on kriitilised vajadused, et eks siis tuleb seal jällegi maksuraha taha tuua, nii et selles mõttes on ta laiem debatt kindlasti sügisel. Härra Alasel, mis täpsustav küsimus siis on? Ei, aitäh, ei ole. Tegelikult on uus küsimus või keegi soovib selles osas täpsustavad äkki? Aga siis, Diana. Anti küsis juba natuke mu küsimust ära, aga ma tahtsin küsida niipidi, et kuidas siiamaani on olnud nagu nende toetuste kasutamisega. Et meil oli võimalus kuulata siin Keit Pentus-Rosimannust, kes nagu peegeldas, et kui palju neid on ära kasutatud ja Eesti oli seal hästi, aga üldiselt Euroopa Liidus väga hästi ei ole. Et kuidas nagu teie vaatest siiamaani need senised meetmed on olnud sihitud või kasutatavad ja et kuidas nagu järgmisel perioodil, et mida peaks silmas pidama, et kui neid teha, et kui me räägime nagu lihtsalt sellest rahasumma suurenemisest, on täiesti arusaadav, aga et kas on veel nagu midagi, mida peaks silmas pidama eelmiste perioodi nagu õppetunnist? Ja, et meil eelmisel nädalal oli just ühise põllumajanduspoliitika seirekomisjon. Eelmise perioodi rahadest on ära kasutatud 99,4% vist, kui ma õigesti mäletan. Igal juhul alla 1% on see summa, mis jääb kasutamata. Et selles mõttes ma arvan, et seal ei ole nagu muret selle kasutamisega. Kindlasti, mida me sellel perioodil juba näeme, on see, et meil on teatud sekkumised või meetmed, kus on ületaotlemine, kus on ilmselgelt eelarve puudus. See puudutab siis investeeringutoetusi, see puudutab ka keskkonnasõbraliku majandamise toetust, ka nõuande toetust, et ilmselgelt järgmiseks perioodiks valmistudes me peame nagu selle kogemuse kaasa võtma, et kus on nõudlus ja kus on vajadused ja mis sekkumised tegelikult aitavad seda sektorit kõige paremini edasi. Ja teine asi ilmselt, mis tuleb nagu väga selgelt, see on keeruline koht, aga siin peavad kõik ennast kokku võtma, ehk et meil on üle 50 sekkumise sellel perioodil ühises põllumajanduspoliitikas Eestis puhtalt. Ehk et ilmselgelt ma arvan, et seda on liiga palju. Ja kui ikkagi läheb niimoodi, et see eelarve peaks vähenema, et siis ilmselgelt nii palju sekkumisi ei ole võimalik teha ja tuleb päris suur kurbmäng teha, et kõiki asju kahjuks ei saa. Mis meid hästi murelikuks teeb, on see, et meil on tõesti investeeringutoetusteks sellel perioodil väga vähe vahendeid, et põllumajandussektori investeeringutoetusteks on umbes 50 miljonit terve perioodi peale. Võrdluseks sama palju me siis kulutame selleks, et toetada pärandnitude hooldamist. Ja ei taha nagu selles mõttes ebaõiglast võrdlust teha nende vahel, aga lihtsalt üks annab toidujulgeoleku, ekspordi ja tootlikkuse vaatest natukene rohkem kui teine. Et selles mõttes tuleb hakata tegema karme valikuid ilmselt. Ma korra täpsustan siia juurde, et ma saan aru niimoodi, et need nõuded lähevad aina karmimaks, et kuidas sa pead neid lihmasid. Tähendab, et selles osas, kas on tehtud nagu mingid arvutused, et ma ei tea, et kui palju nad lähevad ja et kas on võimalik taotleda mingitest muudest nagu meetmetest, et siin oli juttu nendest keskkonna asjadest, et kõik ei pea nagu sellest potist minema. Kahjuks on tõesti niimoodi, et pigem tuleb nõudeid ja regulatsioone juurde, mitte asi ei ole tasakaalus, et vanad regulatsioonid ära kaoks alt. Ja hetkel me oleme olukorras, kus pigem keskkonnavaldkond ikkagi vaatab põllumajanduspoliitika eelarve poole, mitte vastupidi. Et kui te näete seal võimalusi vastupidi, siis me oleme kindlasti väga huvitatud sellest. Nii, proua Tomingasel tähendus. Ja ma tahtsin natuke kommenteerida seda üldist rakendamise seisu laiemalt, et siin oli vastus keskendus põllumajanduspoliitikale, aga ma tooks sinna kõrvale ka ühtekuuluvuspoliitika, mis on siis järgmisel perioodil ju põllumajanduse ja sisejulgeolekuga üks suur pott.
et ka seal hetkel rakendamisega läheb kõik väga kenasti, et meil on 82% on siis toetusest juba ringlemas, ehk siis kohustused on võetud, lepingud sõlmitud, projektid valitud ja väljamaksed on seal 26% juures ja selle aasta lõpuks peaks jõudma 45% juurde. Euroopas oleme esirinnas tempo mõttes, et see on ka see mure, mida Keit Pentus-Rosimannus tõstatas, et üle Euroopa rakendamise tempo on väga maas, samas on üle Euroopa väga palju väljakutseid, mis vajavad raha, et seetõttu on ülioluline, et see tempo tõuseks. Aga mis puudutab järgmist perioodi, siis ka ühtekuuluvuspoliitika poole peal me ikkagi väga hoolikalt vaatame need meetmed ja ettepanekud üle. Just selles vaates, et võib-olla need asjad, mida on tehtud perioodi kaupa, on harjutud tegema, on selline nii-öelda tüüptegevus, et kas seda sellisel moel on siis vaja jätkata ikkagi, kas see on andnud tulemusi, kas see on toonud soovitud mõju või ta on olnud pigem selline mitte nii kriitiline tegevus ja tuleks võib-olla ümber mõtestada, kas selliselt on mõistlik jätkata. Me seda teadmuspõhist baasi selliste kaalutluste tegemiseks ootame siis hindamist tulemustest. Meil on käivitatud erinevates valdkondades hindamised, et just tuua välja siis see, mis on töötanud ja tulemusi toonud ja võib-olla need tegevused, mida siis sellisel kujul ei peaks jätkama. Ja me on konsortsiumid, ülikoolid, konsultatsiooniettevõtted, kes siis neid teevad ja see on ka kohustuslik osa Euroopa Liidu toetuste juures, et sa ikkagi teed ka süvaanalüüsi sellest, et kas need toetused sellisel kujul on mõju avaldanud. Ja mis on võib-olla ka eelnevate perioodidega võrreldes selline uus praktika, et me päris tihti muudame neid kokkuleppeid Euroopa Komisjoniga ja seda rakenduskava, kus meil siis need meetmed on paigas, sest ümbritsev elu lihtsalt muutub nii kiiresti, et meil ei ole võimalik purjetada siis 7 aastat tagasi kokkulepitud meetmetega nagu kogu perioodi vältel, ehk et sellised ümberkohandamised on ka loomulik osa juba sellest toetusmaastikust. Ja kui nüüd mõelda sellele ühisele toetuste potile järgmisel perioodil, siis ma arvan, et kõigil osapooltel on sellest tegelikult võita ja me saame sellisel juhul igast sellest eurost, ma arvan, rohkem kätte kui seni, kus see kõik on olnud silodes, ehk et on kindlasti vähem dubleerimist, rohkem sünergiat, tõhusust ja ma arvan ka toetuse saaja vaates see, et ta peab 3 asutuse ukse taga käima oma taotlusega ja kirjutama seda erineval moel ümber, sellepärast et reeglid on erinevad, nõuded on erinevad, siis see ei ole kuigi tõhus, et pigem võiks see uus periood tuua kaasa selle, et sa saad ühest uksest oma erinevatele siis taotlustele selle toetuse taha, kindlasti sellised sõltumata valdkonnast toetusmeetmed on automatiseerimine, digitaliseerimine, ekspordi siis edendamisega seotud pingutused, ka investeeringutoetused ja nii edasi. Et seal kindlasti on võimalik sellist ühisosa tekitada ja toetuse saajate jaoks ka siis maksimaalselt parem tulemus nagu tagada. Nii, aitäh, härra Allas. Aitäh. Et võib-olla piiluks pisut seda ka, et kes siis toetusi saavad, et kas vastab tõele see, et nüüd uuel programmperioodil, et pigem soovitakse nagu suurtootjatel toetusi vähendada, kuna Eesti poliitika on siiani selline olnud, et need toetused on olnud väiksemad, siis konkurents on surunud just vastupidi suuremaks. Et kas meil on nagu võimekust neid toetusi ikka tegelikkuses siis vastu võtta, kui see lagi on väidetavalt olevat lagi peal, palju üks ettevõte saab toetust küsida. Kas see vastab tõele, kas see info on olemas või kas mis on Eesti seisukoht selles osas? Aitäh. Küsid laiemalt kui põllumajandusvaldkond? Põllumajandus eelkõige praegu. Põllumajanduse puhul tõesti on ettepanek täna piirata otsetoetusi 100 000 euroga ettevõtte konsortsiumi kohta, ehk et omaniku tasandil, ja hakata juba toetusi vähendama alates 25 000. See kehtib ainult otsetoetuste puhul, mitte teiste toetuste puhul. Et Põllumajandus-Kaubanduskoda seisukoht ei toeta seda ettepanekut, minu teada ka Eesti ametlik seisukoht seda ei toeta. Me ei näe, et see nagu toimiks meie ettevõtete struktuuri juures. Ja selles mõttes, et selle mõte on nagu pigem suunata toetusi väiksematele, aga tegelikult see teeb karuteene. Ehk et
hoopis kiirendab kontsentreerumist, sellepärast et suured selleks, et hakkama saada, peavad veel kiiremini veel suuremaks kasvama. Nii, et mul ka paar süütut küsimust. Tähendab, küsimus kõigepealt sellest, et väide, mis on ajakirjanduses kõlanud, et Eestile siis 28-34 on ette nähtud 546 miljonit eurot niinimetatud Agri-Prosperity Cap Compensation. Kas see vastab tõele ja kas see sisaldub siis selle 6,53 miljardi sees või see on veel, tuleb see liita? See 546 miljonit. 546, jah. Ja miljonit sisaldub selles 6,5 miljardis. Ehk nagu ma selgitasin, ta on üks osa sellest valemist, mille alusel see 6,5 miljardit kokku arvutati, nii et ta on selle sees. Ja nagu ka rõhutasin, et 1,6 miljardit siis sellest 6,5 miljardist on siis põllumajandusele kohustuslik suunata ja kui suur rahastusmaht sinna lisandub, see on siis riigi enda välja pakkuda. Seda 1,6 ära võtta ei saa. Jah, aga mu küsimus nüüd on, et kui meil on praegu palju, siin on, ütleme, kirjas netopositsiooni kohta MFF 28-34, et me saame 11 miljardit. Et kuidas need ülejäänud elemendid lisaks sellele Euroopa fondi eraldisele 6,5 jagunevad need 4,5? No see on arvutatud siis nende kesksete fondide põhjal, kus Eestil on suur tõenäosus toetust saada. Eelkõige puudutab see siis Euroopa ühendamise rahastut, transpordi- ja energiaühenduste rahastamiseks, mille maht siis suureneb tänase perioodiga võrreldes 3 korda. Siis on sõjaline liikuvus, mis suureneb 10 korda tänase perioodiga võrreldes ja seal nende siis rahastute potentsiaalse saagi pinnalt on see 11 miljardit. Nii et me eeldame, et meil õnnestub saada 4,5 miljardit eurot, siis 7-aastases perspektiivis, siis kombineeritud sõjalise liikuvuse ja selle taristu liikuvuse tagamiseks üle Euroopas. Just. Ja kui me võrdluseks, palju me saime sellest eelarve perspektiivis nende 2 elemendiga? Sõjalislikust siis sellisel kuulul polnudki kogu aja? 3 miljardi kandis. 3 miljardi. Periood ei ole läbi veel selles mõttes, et see tiksub veel ja ma loodan, et me toome sealt veel raha ära. Ja siis, kas see, kui ma loen õieti, et maksame sisse 4,8 miljardit eurot, kas selle all mõetakse 40% üldist oma osalust või selle all liikmemaks? See on Euroopa Liidu eelarvesse sissemakse. Euroopa Liidu eelarvesse sissemakse on 4,8 miljardit ja siis tegelikkuses ja nüüd üldine valem, kui palju me oleme prognostiliselt hinnanud, palju tuleb sealt oma osalus 7 aasta peale tekib sellele 11. Osad ÜPP rahast polegi oma osalust, eks ole, seal need loomad ja nii, aga lõviosal ma loen on 60% on Euroopa Liidu toetus, on siis 40% oma osalus. Riigiplaani puhul on tõesti niimoodi, et 60% on siis toetusmäär ja 40% oma osalus. Siin on meie läbirääkimiste positsioon rääkida toetusmäära kõrgemaks, ehk et Euroopa Liit toetaks siis vähemalt 70%-ga. Kui mitte kõiki regioone, siis neid vähemalt, kes on idapiiril, ehk siis ka seal hulgas Eesti. Et seal me kindlasti loodame paremat pakkumist. Nüüd need kesksed fondid, ehk siis 4,4 miljardit konkurentsipõhist rahastust seal, näiteks transpordiinvesteeringute ja energiavaldkonna projektide puhul on siis kaasrahastuse määr 75%. Euroopa Liidu poolt, et tavamäär on 50% ja see on just siis nendele riikidele, kes on Euroopa Liidu idapiiril, nii et seal ütleks, et on toetusmäär Eesti jaoks väga soodne. Et see kokku tähendab siis oma osaluseks suurusjärgus, kui ma ütlen, on siis a la miljard eurot pluss on siis selle üle-euroopaliste puhul, kui võtame 25% vähemalt komisjoni pakutu poolt ja siis selle 6,53 osas, siis me võime hästi võtame sealt selle 1,5 miljardit maha, mis on otsetoetused põllumajandusele, eeldame näiteks, eks ole, siis sellest 5 miljard või siis sellest 4 või tähendab 5 miljardist eurost on see siis 40%, 2,5. Et oma osalus on kuskil 3,5 miljardit võib komisjoni ettepanekul tulla.
On mõttekäik korrektne? Mitte päris, sellepärast, et kui me räägime eelarve teisest sambast, siis seal taotlejateks on tihti ka ettevõtjad ise, teadusarendus. Aga palju meie oma osalus oli konsolideeritud siis keskvalitsuse poolt kestivas? Me oleme arvestanud. Praeguses perioodis on 30%, aga seda ei saa võtta kui riiklikku kaasfinantseeringut, sellepärast et osades meetmetes paneb riik kaasfinantseeringu juurde, paljudes meetmetes maksab selle kaasfinantseeringu ettevõtja või kohalik omavalitsus, nii et see varieerub, aga selles mõttes jah, laias laastus 30% on praegu see perioodi ühtekuuluvuspoliitikas see osa, mis riik juurde paneb ja tänase perioodi ühtekuuluvuspoliitika või struktuurivahendite maht on siis 3,36 miljardit. Okei, et sealt see oma osalus siis on a la miljard, aga see jaguneb siis erinevate kontorite vahel, kus ta siis võib olla aru saada. Ja riigieelarve strateegias 26–29, millise oma osaluse määraga ja Euroopa Liidu vahendite kasutamisega me oleme arvestanud? Et ei oska seda öelda, see on pigem teise osakonna kalkuleerimine. Ja ma ei oska hetkel puusalt seda numbrit anda, et me oleme riigieelarve strateegias arvestanud 28. aastaks väga marginaalset mahtu siis Euroopa Liidu toetustest, 29 juba natuke rohkem, aga see on tavapärane, et nii-öelda tekkepõhine kulu tuleb ikkagi mingisuguse viitega, nii et hetkel ei ole põhjust planeerida esimestesse aastatesse suuri summasid. Aga nüüd ma küsin selle üle, et praegu käivad ju läbirääkimised, kõigepealt on üldse selle kontuurjoonis, eks ole, mida on komisjon välja pakkunud. Ja kui nüüd Eesti valitsuse positsioonid on kinnitatud, need olid detsembrikuus, eks ole, kui me võtame nüüd selle numbrites lahti kirjutatud kontuurjoonis, mida Eesti tegelikult numbriliselt siin taotleb muutmist? Et kui me tahaksime öelda, et Eesti valitsuse positsioon realiseeruks, siis mis numbrid siin muutuksid? No ma alustan üldiselt pildist võib-olla siis. Aga ma mõtlen just numbriliselt, sest see ütleme, et tahame ühtekuuluvus, ütleme, need on kõik retoorika on nii, struktuurvahendid nõnda, eks ole, aga ma mõtlen, et saada numbriliselt aru, sest mäng käib ju numbrite peale, eks ole, kuhu me toovime oma numbrite loogika lükata ja küllap siis numbrite loogika lükkamist on võimalik ka teoreetilise konstruktsiooniga põhjendada. No numbrite peale see mäng käibki ja tõesti peab nõustuma, aga loomulikult ka tingimuste peale, et ei saa, need ei ole vähem tähtsad. Ja võib öelda laias laastus, et numbrid on ikkagi Eestile väga soodsad, nii et väga paljudes aspektides me peame olema nii-öelda kaitsvas positsioonis läbirääkimiste käigus, sest et netomaksjad on juba avaldanud väga jõulist survet numbrite kärpimiseks. Ja ilmselt neid numbreid tahetakse kärpida just riiklike eraldiste juures ehk eelarve kõige suuremas osas. Nii et meie asi on kaitsta seda 6,5 miljardit, aga meie positsioon on sinna ka raha juurde võidelda just nimelt selleks, et tegeleda siis Venemaa naabrusest tulenevate negatiivsete mõjudega. Siin on meil siis Balti riigid meiega, ühesõnaga Balti riikidena me seda teemat tõstatame, aga Poola on meiega paadis, nii et me väga loodame, et selle 6,5 õnnestub siis vaidluste tipptunnil enne kokkulepete tegemist siis peaministrite tasemel veel mingisugune rahastus otsa tekitada. Aga vabandust, kui me kujutame ette, et me soovime rahastused otsa, see on siis seal, et kas see oleks siis rahvusliku ümbrikuga, sisejulgeolek, piir, viisaränne, mingitele idapiiri riikidele pannakse seda juurde, seda 0,81, või me näeme, et tekiks mingi sinna üle-euroopalisse kremplisse tuleks juurde siis? Me sooviksime rahastust juurde sellele 6,5 miljardile. Siis sinna luuki 0,81 luuki soovime suurendada. Sisejulgeolekufondid on juba meie jaoks suurenenud 10 korda võrreldes tänase perioodiga ja see on väga positiivne, aga me tahaks, et ka üldist eraldist seoses sellega, et me oleme Venemaa piiririik. Täpselt. Et sinna... Ja kui palju me taotleme seda praegu siis? No hetkel me ei ole konkreetset numbrit välja käinud, ei ole ka Läti, Leedu, et me nii-öelda töötleme seda pinnast ja need numbrid jäävad vaidluse täiesti lõppjärku. Aga ilmselgelt see suurusjärk peaks olema ikkagi sadades miljonites, mitte kümnetes. Nii et me taotleme tegelikult siis enda selle rahvusliku valemi, piiririikide rahvusliku valemi muutmist, mis puudutab Euroopa fondi eraldist.
Mitte valemi, vaid piiririigi koefitsiendi tekitamist. Jah, lõppkokkulepete juures kasutatakse sellist top-upi mõistet ja see on võimalik siis edu korral tõesti välja kaubelda ja sellisel juhul võiks aga mu Eesti küsimus on, saak olla suurem. et kas siis, kui me oleme numbritega, et kui me loodame saada siia ühe top-up elemendi juurde, ütleme, mis siis nende piiri, ütleme siis regionaalselt saada juurde, mis on arusaadav ja mõistetav huvi, aga siis küsimus on selles, ja me oleme üldiselt sellega nõus, kas me oleme siis ka kogu eelarve oma tulude positsiooniga komisjoni poolt nõus? Mis on ka numbrite põhine, mis tuleb siis välja, sest oma tulude põhjal, ja see on nüüd ma olen palunud analüüsi, vist oma tulude puhul me peame täiendavalt kusagil arvestama miljardi euroga, kas siis riik vahet mingite tulude ilmajäämisega või siis maksukoormuse kaudu, ükskõik kumba pidi ta võetakse siis mõlemad pidi. Ja Eesti seisukoht on mitte toetada sellisel kujul omavahendeid, nagu Euroopa Komisjon oma ettepanekus välja pakub, sest need suurendavad siis vähem jõukate riikide makseid ja tõesti Eestile tähendaks see suuremad maksed, mis tõttu me eelistaksime jätkata siis RKT põhise maksega. Nii et tõesti uued omavahendid sellisel kujul, nagu nad on välja pakutud, on regressiivse iseloomuga ja Eestile mitte soodsad ja seetõttu meie eelistus on jätkata RKT põhise maksega. Detsembrikuu valitsuse otsuses seda nii formuleeritud ei olnud omavahendid, aga siis hiljem on valitsus muutnud seda? Ei, detsembris valitsuses ja hiljem ka Euroopa Liidu asjade komisjonis kinnitatud seisukohad, et seal oli väljendatud, et me ei toeta omavahendeid sellisel kujul. Arusaadav. Diana Ingerack. Ma tuleks tagasi selle toidu ja selle toiduvarude ja toidujulgeoleku juurde, et kas on nagu mingisugused andmed olemas, et mina ei poolda ka seda, et kuskil laos peaks olema mingi toit, mis nagu riknev, et pigem nagu hoida teda seal toidu tootja juures, et siis vajadusel need kõndivad loomad nagu toiduks siis transformeerida. Aga kas on olemas nagu mingisugune ülevaatlik koht, et kui palju me nagu riske vähendame, et kui palju see neid nagu eelarve summasid siis tähendab, et näiteks, et mingi osa Eesti elanikkonnast, et kui risk realiseerub, siis täna me suudame oma nende tootmisedega nii palju tagada seda toitlustamist, aga et kui me suudaksime tõsta siin seda mahtu, et kui palju siis see risk nagu väheneks, et kas nagu mingit sellist riskipõhist lähenemist on ka tehtud? No ühtegi head sellist ülevaatlikku materjali täna ei ole, et ma loodan, et see toiduvarustuskindluse strateegia, mida nüüd Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel hakatakse tegema, et see natukene vastab nendele küsimustele ka, aga eks see sõltub ju selle kriisi pikkusest päris palju ja kriisi iseloomust, et kohati ka see isevarustatus ja julgeolek on meil näiline, et minu kolleeg Kerli Aets eelmisel suvel kirjutas ühe artikli sellest, et kui Soome piir kinni läheks, et siis meil 46 päeva pärast enam Eestis kanaliha võimalik toota ei ole, sellepärast, et täna me kõik broileritibud impordime ja meil ei ole endal ühtegi haudejaama, kus me neid kasvataks. Sama on nüüd Saki järgselt seakasvatusega, et me impordime põrsaid, kasvatame need siin ülesse. Tegelikult põrsa enda tootmine ei ole meil taastunud Eestis. Kui me vaatame teravilja taimekasvatuse poole, siis seal samamoodi väetised taimekaitsevahendid valdavalt või väga suures ulatuses tulevad väljast sisse. Ehk et me peame nagu vaatama kahte asja, et üks on meie tootmise maht ja teine on tegelikult võimelüngad nüüd selles ahelas. Et neid tuleb nagu kompleksselt adresseerida. Aga Soome on üldiselt üks kõige suurema toidujulgeoleku indeksiga riik terves maailmas koos Iirimaaga. Seal on umbes niimoodi, et nad on siiski suutnud tagada kõikides peamistes toidugruppidest umbes 80% vähemalt. Et see võiks olla nagu see orientiir, mis võib-olla annaks siis nagu sellist kindlustunnet juurde inimestele. Nii, aga mul on küsimus nüüd selle kohta, et ma saan aru, ministeeriumid on kinnitanud katusmissioonid. Need on avalikud?
Ja need on avalikud, et ministeeriumid tõesti siis oma valdkondades sõnastasid missioonid, mis võiksid olla aluseks siis järgmise rahastamisperioodi sisustamisel. Need on väga, ütleme siis, laiad, kõiki valdkondi katvad. Tuvastasime ka seminaride käigus seal väga palju sellist ühisosa. Hakati üheskoos nii-öelda järgmiseks etapiks juba arutama täpsemaid plaane, nii et selles mõttes eeltöö nende missioonide näol on tehtud, aga meie endi suur huvi on näha nüüd märtsis valdkondades tulevaid juba detailsemaid ettepanekuid, sest need missioonid on sellised ilusad suured unistused, mille rahanumber kindlasti ei ole absoluutselt vastavuses sellega, mida meile järgmine eelarveperiood pakub. Ehk et nüüd on vaja tulla reaalsusesse tagasi ja vaadata, kus on kõige suuremad valupunktid ja mis on need täpsed tegevused, investeeringud, reformid, mida siis nende missioonide ja eesmärkide suunas liikumiseks teha, aga mis on juba konkreetsemad. Aga mul on palve, et võib-olla te saate meile saata, ma vaatasin Rahandusministeeriumi kodulehel, ma ei leidnud neid katusmissioone, et kui nad tõesti oleks, ma arvan, komisjonil huvitav näha need 14 katusmissiooni, mis sisaldavad ka mingeid numbrilisi indikaatorid, ma saan aru siis juba. Või nad on nii-öelda visiooni tekstid, arusaadavad. Aga mu küsimus nüüd on, ja numbrilised tekstid peaksid tekkima märtsi keskpaigaks. Ja nüüd on mu küsimus sellest, et siin on sees Euroopa Komisjoni ettepanekus on, et 40% rahast peab minema kliimaeesmärkidele. See on ka asi, mida valitsus toetab. Valitsus ei ole seda vastandama läinud seda protsenti. Ei ole vastanduma. No siis möönmine, ma ei saa öelda, saab nõustuda sellega. Ma ei teaks, vaikimine on nõusolek või vaikimine seisuga puudumine, kumba pidi tõrgendada, arusaadav. Ühesõnaga, valitsus ei ole seda vastustanud. Ei ole vastustanud ja kui me vaatame praeguse perioodi Euroopa Liidu rahade kasutust, siis see kliimaprotsent umbes sinna kanti ka täna jääb. See koguneb erinevate investeeringute pinnalt, on see siis säästev liikuvus, on see hoonete renoveerimine, investeeringud ressursitõhususse ettevõtluse poolel, koolimajade rekk, kõik muu selline, et selle pealt see kokku koguneb, nii et see ei ole mingi eraldi seisev selline kliima. See on lihtsalt piire ja viramistaja olemasolu rahale. Aga mu küsimus on nüüd sellest, et kui ta läheb, siis valitsus kavatseb riigiplaani, nimetame nii, riigiplaani kinnitada siis paralleelselt, ma saan aru, 2027. aasta eelarvega. Või ütleme siis sügisel, septembris. Ja esmase jaotuse, jah. Ja, esmase jaotuse. Kas see tuleneb siis Euroopa Komisjoni nõudest, et mis ajaks Euroopa Komisjoni reeglite järgi riigid peavad oma riigiplaani esitama? Seda ei ole sätestatud, aga see ajastus tuleneb sellest, et kui me tahame 28 aasta alguses olla valmis toetusi rakendama, siis ei jää muud üle, kui 26 sügisel üldine jaotus, 27 jooksul täpsemad detailid ja 28 rakendamine. Arusaadav, aga mul on küsimus, kui ma tohin veel küsida, et eelmise kehtiva riigieelarve strateegia loogikas, kui me võtame analoogiliselt enda meie riigiplaani kirjutamine, millal meie siis riigiplaani kinnitasime kehtiva puhul, et aru saada sellest nii-öelda espriist selle asja ümber? Mõtlete käesoleva rahastamisperioodi ettevalmistamise? No ma ei tea, seda vist ka öeldakse, sõna riigiplaan isegi oli toona, aga rakenduskava. Ja ma ei tea, kes räägin riigiplaan siis ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast. Selle esmaseid läbirääkimisi hakkasime pidama Euroopa Komisjoniga 2019 ja heakskiidu Euroopa Komisjoni poolt sai see plaan 22 oktoober. Ja miks see periood nii pikaks venis, oli koroona ja seetõttu, et tuli vahepeal taasterahastu. Nii et see ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava tõsteti kõrvale ja hakati läbi rääkima seda RRF-i taasterahastut ja selle läbirääkimiste periood oli circa 1 aasta. Nii et uus periood näeb väga RRF-i moodi välja oma ülesehituselt, loogikalt, reeglitelt. Nii et kuskil aasta ja natuke peale on optimaalne aeg selleks, et teha nii-öelda detailselt kokkulepped. Aga selle rakendusplaani kinnitas valitsus siis 2019? 2019 sügisel lepiti kokku esmane jaotusettepanek, just.
jaotusettepaneku all me mõtleme siis, et see oli siis 2019 sügis ja 2021 algas rahastamisperiood. jaotusettepaneku all me mõtleme siis konkreetset meetmete kaupa rahaeraldisi või juba projekte? Ei, selline üldisem jaotus, et transpordivaldkond, selline rahamaht, investeeringuid nii palju raudteesse, kergliiklusesse, ta on selline üldisemal tasemel. No pigem A4. Minu mälu järgi 2 A4. 2 A4, arusaadav. Me saame seda ka võib-olla tutvuda, tõesti palve saata see ka, et siis olla niimoodi kursis. Ja nüüd on tegelikult siis praegu sügisel kavatsetakse, või selle plaani järgi see riigiplaan, milline selle detailsuse aste oleks? No umbes sarnane, ehk et see 5 teemavaldkonda, mida ma näitasin ka, mis siis riigiplaani struktuuri moodustavad, et selle 5 teemavaldkonna jaotus ja siis selle 5 teemaploki sees juba täpsemalt, et kui me räägime näiteks esimesest eesmärgist, seal all näiteks digiarendusteks nii palju, selliseid asju tehakse siis näiteks riigisektoris, nii palju näiteks ettevõtete digitaliseerimiseks. No see on juba üsnagi detailne tegelikult, mis ta selles mõttes. Aga arusaada. Ja siis on küsimus, ja siis selle pinnalt, et aga miks on võetud just nimelt see september selle loogikaga, et siis ta langeb eelarve planeerimisprotsessiga paremini kokku, et siis saab eelarve puhul öelda, et sellele asjale leitakse katet Euroopa Liidu struktuurvahendite meie plaanist, midagi taolist siis või? Jaa, selles mõttes, et kui valdkondades käib praegu hetkel väga selline tõsine röntgen sisuliselt, kus need valupunktid on ja mis on nende nii-öelda lahendamise rahaline vajadus, et siis see on tegelikult sisend ka riigieelarve aruteludeks, et vaatame, mis sobib Euroopa Liidu raamistikku ja mida hakkame läbi rääkima ja mis on siis need kulusurved, millega tuleb nagu maksurahast hakkama saada. Aga mu küsimus on veel, et ja ma saan aru, et ütleme selle Euroopa Liidu, ma ei tea, ju see mingi määrus on, mis reguleerib seda, eks ole, raha läbirääkimist, seal lõpptähtaega antud ei ole, põhimõtteliselt ka mõni riik võib läheneda nõnda, et ta kuna põhimõtteliselt ju kogu Euroopa, ütleme siis palju eelarve maht jääb, seda me ei tea. See võib-olla lepitakse ütleste kokku, et võib-olla on Prantsuse presidendivalimiste ajaks, ma ei tea, mai või millal nad on, eks ole, 27. aastal, või teises pooles, see sõltub siis poliitilisest niisugust pingest ja mis seal üksikud erinevad riigid teevad. Ja siis põhimõtteliselt selleks ajaks, pärast seda on juba riikide küsimus, et nad oma nii-öelda riigiplaanid on kinnitanud, eks ole. Nii et põhimõtteliselt kohustus selle riigiplaani kinnitamiseks sellisel moel, et juba hakatakse enne pidama läbirääkimisi komisjonist, direktoraatide kaupa, seda iseenesest riigil ei ole, aga seda praegu soovitakse teha selleks, et siis oma eelarvepoliitika planeerimise tsüklit muuta siis elastsemaks. No ütleme nii, et üleskutse on riikidele ikkagi tehtud selle protsessiga peale hakata, sellepärast, et need vajadused tuleb nagu põhjalikult läbi kaalutleda, tuleb ette valmistada ja need läbirääkimised komisjoniga selle riigiplaani sisustamiseks kindlasti ei saa olema lihtsad. Et Euroopa Komisjonil on enda nägemus, mida ta ootab riikidelt, semestri protsessis tehakse riikidele soovitusi, millistesse valdkondadesse tuleks teravik suunata ja nii edasi, ja seal tuleb leida kõigis neis küsimustes tasakaalupunktid. Nii et ei ole mingit põhjust alustada nende läbirääkimistega pärast seda, kui Euroopa Liidu eelarves on kokku lepitud, vaid seda tuleks teha paralleelselt, sest kui me alustame, ma ei tea, aasta hiljem, siis me võtame juba teadliku riski, et meil rakendamine algab võib-olla heal juhul seal aastal, ma ei tea, 2030. Ja siis on see, et me saame lihtsalt sama raha eest veel vähem, eks ole. Kristo Enn ja siis Proinger. Diana, ole hea. Ma tahan aru saada, et kuidas need prioriteedid nagu mingis valdkonnas paika luksutatakse ja kui detailselt, et ütleme, et põllumajanduskoda saab anda sinna sisendi, et tibude taastootmine või et nagu see toidujulgeolek oleks tagatud või see prioriteetsus pannakse kuskilt mujalt ette nagu sellele sektorile? Ette on järgmisel perioodil väga vähe öeldud, nagu ma rõhutasin, et see on suur muutus, et varem tuli ikkagi selle rahastamispaketiga kaasa terve rida reegleid, millega tuleb arvestada. Hetkel on neid ainult 3, ehk siis ongi see kliimainvesteeringute protsent, sotsiaalinvesteeringute protsent ja siis see põllumajanduse kaitstud summa.
ja see siis, kuhu riik otsustab selle raha suunata, on siis sisemise debati küsimus. Ja nüüd ministeeriumid neid ettepanekuid partneritega koos ette valmistades peavad siis ära kirjeldama, et millised need täpsed eesmärgid on, milliseid meetmeid või investeeringuid peetakse vajalikuks. Ja siis tulevad need nii-öelda ühele lauale kokku. Me teeme kõigepealt sellise eelhindamise, et vaadata, kas siis igasuguste nõuetega on kooskõla olemas. Ja siis juba hakkavad need laialdasemad arutelud siis, et vaadata, kui suur on see ületaotlemise maht, kuidas siis kalibreerida neid ettepanekuid nii, et jõuda ikkagi nendesse rahalistesse parameetritesse, mis paistmas on. Ja sügisel siis tuleb see poliitiline debatt pidada ja otsused teha, millega minna siis Euroopasse läbi rääkima. Ja tõesti peab arvestama, et läbirääkimiste käigus võib tulla väga olulistes valdkondades surveid, et juba teada, tervishoiu ja sotsiaalvaldkond on see, kus komisjon ikkagi päris on Eesti suhtes olnud kriitiline varasemalt, pikaajaline hooldus, tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus, nüüd ka on rõhutatud siis ressursitootlikkust laiemalt, säästliku transpordi, renoveerimise vajadusi ja nii edasi, et kõike seda ootavad nemad meie sellest ettepanekust, nii et siis tuleb hakatagi neid tasakaalupunkte leidma. Ma väga lihtsalt loodan, et see jaotusettepanek, millega me siis sügisel läbirääkimistel läheme, arvestab kõigi nende asjadega ja eeltöö käigus me oleme seda ka kogu aeg esile tõstnud, et me ei läheks nii-öelda kuubikut läbi ringikujulise augu lükkama, aga eks see siis selgub sügisel lõpuks, kuidas täpselt see ettepanek kujuneb. Eeltöö valdkondades käib ja märtsis siis näeme, kui suur on see maht siis selle 6,5 miljardi kõrval, mida siis tuleb hakata lihvima, ütleme nii. Nii, Kristo. Ja, aitäh. Lihtsalt üle käies, et tegelikult kas saate kinnitada, et see siseriiklik protsess on väga sarnane ajaliselt siis olemasoleva käiba siis MFF 2021-2027 ettevalmistusega. Ja kuidas teie professionaalne hinnang on sellele, et kui riigid lähevad nendesse läbirääkimistesse ja ka mingid riigid, kes sellega hilinevad, kas võib juhtuda siis, et mõtled, et tuled võimalikult hiljad, et siseriikliku protsessi kauem, siis seda võib tegelikult tähendada, et siis, kui sinna läbirääkimistesse minnakse, siis rohkem kui võib-olla 20 riiki on juba mingid kokkulepped saavutanud ja see tähendab seda, et millestki jäädakse ka tegelikult ilma. Eriti ju selles see teine sammas, mis on, ma saan aru, kõikidel liikmesriikidel selline lahtine, kui palju sealt saadakse, et konkureerivad ettepanekud siis nende vahel siis Euroopa Komisjon kaalub. Ja protsess on sarnane 21-27 perioodi ettevalmistustega nii ajalises mõttes kui ka ülesehituse mõttes laias laastus. Loomulikult oleme õppinud eelnevatest kordadest ja püüame siis iga kord järjest paremini ja sisukamalt seda ettevalmistust teha. Ja loomulikult veidi siis muudab seda või mõjutab seda ettevalmistuste protsessiga siis uue perioodi raamistik. Aga ajastuse mõttes on kõik sama nagu 21-27 ettevalmistuste puhul. Nüüd see, et kui minna komisjoniga kokkuleppeid tegema tugeva hilinemisega ja teised riigid on oma plaanid juba kokku leppinud, siis kõige suurem kahju tekibki sellest, et me kaotame väärtuslikku aega selle raha kasutamiseks. See on üks pool ja teine asi, me kaotame ka inflatsiooni tõttu lihtsalt selles, et kui palju me selle 1 euro eest siis suudame ära teha. Nii et mida varem startida, see on igal juhul rahaliselt ja ajaliselt soodsam, kui et viivitada ja startida mitu aastat hiljem. Nii, mis me siin räägime, elevant on toas, edasi või tagasi läheme, aga tuleme siis konkreetselt juurde, mis meil siin oli 22. september 2022. Valitsus kinnitas tegelikult ühtekuuluvuspoliitika raames 3,37 miljardi euro
tähendab rakenduskava. Siis kinnitas selle rakenduskava, mis oli Euroopa Komisjoniga kooskõlastatud või Eesti positsiooni lõplikku või kumba pidi ta oli, ma ei mäleta täpselt nüüd siis. Öelge see kuupäev veel. Näete, kus kõik 22.09, ma vaatan. Ja aasta? 22. See on jälle selline hea näide, kus Urmas on pannud raamatupidaja mütsi pähe ja hakkab vaatama mingit ajakava, mingit kuupäevi. Teda absoluutselt huvita, et kui palju võiks Eesti saada sellest teisest sambast kaitse ja kosmose jaoks täiendavat raha, digiüleminekuks, süsiniku heite vähendamiseks. See teda ei huvita absoluutselt. Jõuame. Ära vaga, ei maksa mulle, võtame kalendri, käime läbi. Siin on võimalik saada 4 miljardit juurde. Jaa, aga kui võetakse seisukoht, et enamik raha läheb kliimaküsimustele, siis jäävad teised valdkonnad ormuks. Ka nagu proua Toomingas ütles, see on ju siis koolimajade rekk. Kas nad koolimajade rekki vastu? Sulle ei meeldi koolid või lapsed? Õpilased, mille vastu sa oled? Tahad, et selles külmas oleksid siis õpilased külmas või? Minu jaoks ma vaatasin, Andres on hea mees, Andres Sutt, aga ma vaatasin, et ta ei olnud, nägin ta oli kohmetu, kui ta pidi põhjendama soode kuivendamise plaani sellega, et siis Vene tankide sõida, siin on sood, Vene tankub soosse ära, aga soode, vastupidi, soode tekitamise, mitte kuivendamise. Aga tood oleks, et erinevad arvamused ja tulebki läbi arutada. Küsimus nüüd on selles, et ma lihtsalt küsin üle nüüd selle, et nende tähtaegade puhul, need on väga strateegilise kaaluga. Meil on, siin ei ole mõtet meil ju rääkida, et aru saada, mis tasemel otsused, millel ei pruugi olla tagasi pööramist, ja võib-olla ei olegi mõistlik tagasi pöörata, langetatakse mis ajal. Ja et saada aru, nüüd meil lihtsalt juhuslikult langevad valimisteelsesse aega need otsused, eks ole, kuidagi juhuslikult. Et mu küsimus nüüd sellest on, et septembris kinnitatakse, siis täpsustame üle, Eesti riigi plaan. Eesti riigi plaani esmane jaotusettepanek. Ehk siis 5 suurt teemaplokki, nende rahastamise mahud ja seal all siis teemade kaupa digiareng, transport, kaitsevaldkond, mis iganes. Ja see lähtub siis tegelikult komisjoni ettepanekust, sest komisjoni ettepanekut iseenesest päris kindlasti Euroopa Liidu nõukogu pole veel kinnitanud, selle juurde jõutakse poliitilise poleemika käigus, tõsi küll, ta ei muutu kardinaalselt, eks ole, alles me eeldame 27. aasta mingis kuus. No debatt Euroopa tasandil käib eelkõige ikkagi rahamahtude üle. Raamistik ise suure tõenäosusega ei muutu, ehk et ettevalmistusi saab juba teha. Ja selleks, et me oleks 28 alguseks valmis, tuleb selle aasta sügisel ikkagi kokku leppida, mis on need asjad, mida me läheme Euroopa Komisjoniga läbi rääkima. Käib korra üle, kas kõikide parlamendi fraktsioonidega lähete kohtuma? Ja läheme kõigi fraktsioonidega kohtuma. Mõni võib ka parlamendi väline jõud olla. Isamaa erakonna juurde tuleme 9. juunil 8.30. Loodan, et ka komisjoni esimees on kohal. Aga esialgne jaotusettepanek on pigem üldine ja selle täpset sisu me hakkame siis läbirääkimiste käigus 27. aastal komisjoniga siis paika loksutama. Ja loomulikult me oleme teadlikud, et 27 on valimised ja seetõttu me ka sellel suvel või suve hakul kindlasti tuleme laiemat poliitilist konsensust otsima sellele eeltööle, mida ministeeriumid on teinud, et see jaotusettepanek siis vastaks võimalikult laiapõhjaliste poliitilistele huvidele. Aga ma küsima täpsustan üle, et ma toon ühe näite. Oletame, et võetakse sellise detailsusega nagu digiareng ja millest eraldi võetuna ongi mingi probleemi digiarengus, hästi sinna läheb 2 miljardit, oletame näiteks. Ja siis kinnitatakse see positsioon. Ja nüüd asutakse, ma saan aru, siis selle sügisest starditakse komisjoniga läbirääkimistesse. Ja mis tähendust me nüüd või Rahandusministeerium omistab selles tempos sellele, et kui digiarengule eraldatakse 2 miljardit eurot või 200 miljonit eurot, et siis läbirääkimiste tulemusena komisjoniga tekib mis toode? Tekib detailsem pilt, mida ja millise proportsiooniga seal sees siis tegema minnakse. Aga vabandust, et küsimus, ma jätan selle kõrvale, kes läheb, kes ei lähe, aga mu küsimus sellest, et kas see on siis protokolliline kokkulepe, mis fikseeritakse ära komisjoniga või? Et Eestil on oma positsioon, ta lepib kokku mingid küsimused, oletame 2 miljardit või ma ei tea, põllumajandusel, eks ole, mingid küsimused, et kus meil ÜPP puhul on nii suured võimalused, eks ole. Eesti Vabariik on oma positsiooni väljendanud läbirääkimistel ametkond
ametkondlikult ja saavutatakse, te ütlete, tekib mingi arusaam, mis tulevikus tehakse. Kas see on siis kommunikee protokollina või lihtsalt vahetatakse infot või komisjonist keegi ütleb ja kui küsimus, kes siis millisel tasemel ja Eesti võib seda teha, aga kui Eesti paneb alternatiivid lauda, kas on mõeldavad ka alternatiivid lauda näiteks panna? Ja siis küsitakse, et kas te olete nende alternatiividega nõus ja võib-olla need realiseeruvad 27. aastal ükskõik kumba pidi. Ega seal, ma arvan, komisjonis väga suurt muret ei olegi, kas seal läheb 100 miljonit eurot rohkem põllumajandusele või vähem, eks ole, selle, kui me käärida. Natuke selgitan seda protsessi, et kui valitsus on esmase jaotusettepaneku sügisel kinnitanud, mille ettevalmistamisse me tõesti kaasame kõik poliitilised jõud ja kolmanda sektori ja tõesti väga laialdase ringi erinevaid osapooli, ja kui valitsus on siis selle jaotusettepaneku kinnitanud, siis me informeerime komisjoni, et Eesti on valmis alustama läbirääkimisi riigiplaani koostamiseks. Ja siis hakkavad toimuma erinevad valdkondade kaupa kohtumised. Meie avame, mis on siis Eesti soovinud teha näiteks digivaldkonnas või ka näiteks toome tervishoiu infrastruktuur või sotsiaalinfrastruktuur. Ja siis selgitame, et mis meil selles valdkonnas on valupunktid ja miks me siis soovime sellises mahus näiteks teha investeeringuid või rahastada mingit teenuste arendamist, mida iganes. Komisjon tuleb teiselt poolt vastu oma nägemusega. Näete, meie oleme käinud iga aasta Eestis ja näinud, et selles valdkonnas on hoopis, ma ei tea, puudus näiteks tervishoiutöötajate piisavast mahust, eks ju. Mis te selle probleemiga teete? Ühesõnaga, siis algab see dialoog ja see kestab läbi terve 27. aasta. Sama on see põllumajanduse poole peal, sama on see, ma ei tea, hariduses või transpordi poole peal. Ja niimoodi peatüki kaupa me järjest siis püüame seda ühisosa ja tasakaalupunkti seal leida. Kui 27. aastal peaks siis nii-öelda võimu jõujooned, poliitilised jõujooned muutuma, siis loomulikult on võimalik selles protsessis ka meie läbirääkimiste positsiooni korrigeerida. Ma väga loodan lihtsalt, et need korrigeerimised on sellisel juhul minimaalsed ja ongi seal võib-olla detailsete objektide tasandil, mitte niivõrd suurte nii-öelda prioriteetide ja sellise ütleme üldpildi mõttes, sest et kui see eeltöö on ikkagi kvaliteetne põhineb numbritel ja ka teaduspõhisel sisendil, nagu ma mainisin hindamiste näol, et siis vast ei ole põhjust astuda nii-öelda nulli tagasi ja alustada tühjalt lehelt. Et meil on eelnevate perioodide kogemuse all, meil tuleb hindamistest sisend ja me teame, mis on valdkondades valupunktid, siis võiks see jaotusettepanek nii-öelda olla võimalikult laialdase toetusega. Teate, ma ei paljasta mingit kuritegevust, te olete ise olnud proua Tomingas ka seal juures. Need rahad, mul tuli meelde see legendaarne proua Kallase valitsus, kus oli septembris jagati või ka seal varasematel valitsustes, kuidas neid Euroopa sadades miljonites raha on jagatud. No see on üks dramaatilisemaid vorstitegusid, mis on üldiselt ja kindlasti on ettevalmistustöö olnud tõenduspõhine, teaduspõhine, ma seda ei ütle, ma seda ei kahtluse alla. Aga ma siiski tulen tagasi, te ütlesite, et peab olema hea on, kui muudetaks minimaalselt ja ma ei sea mingit kahtluse alla, ütleme, täna ettevalmistava töö legitiimsust, kõik see muu arusaadav ja küllap need, kes täna juhivad, jätkavad ka tulevikus, selleks on ka oma tõenäosus. Aga küsimus on nüüd selles, et ma täpsustan üle nüüd selles loogikas, et te ütlete, et nad annavad siis, antakse, et kas see siis fikseeritakse peatükkide kaupa ära. Mul on meeles küll ju tegelikkuses siis nii-öelda läbirääkimiste tulemus ja see fikseeritakse ära. Ja riigi ettemääratus on loomulikult ka ju, loomulikult riikides muutuvad mingid positsioonid, kes seal Prantsusmaad juhib ja nõnda edasi, aga selge on kindlasti, et eriti väiksel riigil on oma erikaal on sellele, et ta ei muuda oma positsiooni. See rabedus halvendab positsiooni automaatselt, mitte ei tugevda. Me näeme seda viimasel ajal, mis toimub, eks ole, siin kuskil mingites muudes elutegevuse sektorites välja poole suunatult. Ja mu küsimus ongi selles, et kas siis 27. aastal, kui me kinnitatakse ära see riigiplaani taotlus, selle pinnalt läbitakse läbi komisjoniga siis erinevates töörühmades ja vastavates sektorites, kuidas need siis jaotuvad on, eks ole, fikseeritakse ära enne, kui on üldine plaan kinnitatud Euroopa Liidu eelarve üldisjaotus üle, Eesti eelistused konkreetsetes valdkondades. Ja mu küsimus on, et siis oletame, et tuleb mingi muu valitsus ja ütleb, et ta tahab põllumajandusest raha ära võtta.
Et kas siis selles loogikas, et kuidas see skeem on, kui on kokku lepitud üks mudel, kuidas see siis, või tuleb see raha juurde panna, eks ole, kuidas see mehaanika siis tegelikkuses toimub, kui need, see on kokkulepped juba saavutatud Euroopa Komisjoni tasemel? Ma rõhutan, et need kokkulepped on sellisel juhul veel mitteametlikud, ehk et kui me väljendame sügisel soovi Euroopa Komisjoniga asuda läbirääkimistesse peale jaotusettepaneku kinnitamist, siis need on mitteametlikud läbirääkimised ja see on ka tavapärane protseduur, ehk et läbi siis 27. aasta me peame mitteametlikke läbirääkimisi ja kui siis on need tasakaalupunktid saavutatud ja kokkulepped leitud erinevates valdkondades, siis selle käigus vormub ka siis see riigiplaan ja see tuuakse valitsusele, siis sellel hetkel istuvale valitsusele kinnitamiseks ja alles siis ta läheb ametlikult Euroopa Komisjonile ja siis on neil aega 2 kuud selle heaks kiitmiseks. Nii et enne seda mitteametlike läbirääkimiste käigus mõlemad pooled võivad oma positsioone korrigeerida, ükstaskõik millises poliitika valdkonnas ja ametlikuks läheb asi siis, kui valitsus on siis protokollilise otsusega kinnitanud riigiplaani ja me esitame selle ametlikult Euroopa Komisjonile. Nii et valdkondade kaupa, kellega praegu juba minna arutama, et mis nad sealtpoolt näevad, et näiteks põllumehed nii et põhimõtteliselt ma saan teie küsimusest aru, et on mõttekäigust aru, võimalik, et on ka teha see riigiplaan alternatiividega või erinevate valikutega, sõltuvalt siis lõppotsustust. No selles mõttes, eks neid alternatiive märtsiks tuleb lauale väga palju. Need ettepanekud valdkondadest on kindlasti vähemalt 3-kordses mahus, kui on see riigiplaani maht. Nii et need alternatiive on ma arvan küllaga, mis on ka väga põhjendatud, aga ühel hetkel tuleb mingi pingerida teha ja minna sellega läbi rääkima ja kui on siis näha, et näiteks mingid teemad komisjoni jaoks seal absoluutselt aksepteeritavad, et siis meil tuleb tagasi tulla. Ma siiski täpsustan üle, et ja ma vabandan, et see on, ütleme, see ei ole mitte hoolimine nüüd sisu küsimustest, aga see on nagu oluline aru saada, sest see protseduur määrata vägagi palju, strateegiliselt palju. Et te ütlesite, et ühelt poolt on nagu mitteametlikud läbirääkimised, et seal niimoodi antakse teada, nõnda edasi, need ei ole ametlikud. Aga teiselt poolt ütlesite, vaja on prioriteedid teada, et siis saab läbi rääkida sügisel. Et kumba tähtsust ta siis omab tegelikkuses, kui on mitteametlik läbirääkimine, või on tegelikult ikkagi ametlikud läbirääkimised selles loogikas, et on vaja fikseerida siis, või nende järeldused ei ole siduvad siis. Eesti riik ei käsitle nende läbirääkimiste järeldusi valdkonnalikult siduvaltena. Ma veel kord selgitan, et see on tavapärane protseduur, et mitteametlikult räägitakse komisjoniga asjad läbi siis ilma sellise ajasurveta ja selleks, et mõlemad pooled väljuksid siis läbirääkimistelt enda jaoks sobiva kokkuleppega, siis sellepärast käsitletakse neid mitteametlikuna. Kui nüüd on leitud siis ühisosa ja on näha, et on võimalik sellised nii-öelda ametlikult kokku leppida, siis käivitatakse ametlik protseduur nagu formaalsena sinna otsa ja siis tiksub juba kell komisjoni jaoks ja siis enam ei avata tavaliselt mingisuguseid erimeelsusi või uusi küsimusi, vaid siis juba mõlemad pooled sisuliselt juba asja kokku leppinud, aga siis nii-öelda vormistatakse see kokkulepe siis ametlike sammudega ehk siis valitsuse kinnitatud plaan, selle esitamine, kell läheb käima ja siis on komisjoni heakskiit. Ja sellel hetkel juba, kui me oleme kava ametlikult Euroopa Komisjonile esitanud, läbirääkimised on lõpetatud, siis sisuliselt saavad sama aja, see 2 kuud kasutada ministeeriumid juba ka konkreetsete siseriiklike õigusaktide ettevalmistamiseks. Just selleks, et kui siis roheline tuli antakse, on võimalik minna rakendamise juurde. Aga võtame näiteks selle põllumajanduse, teoreetilise konstruktsiooni teeme läbi harjutuse, kui võtame endale selle vabaduse. Septembrikuus tuleb nüüd tegelikult, et palju põllumajanduspoliitikale raha eraldatakse. Tuleb siis, ma saan riigiplaani joonises, see peaks olema siis nominaalnumbriliselt fikseeritud Eesti eelistus. See ei saa olla madalam kui see 1,59 miljardit, see võib olla põhimõtteliselt ka, siis ülempiiri sellel ei olegi, ülempiiri määratleb tegelikult see Euroopa fondi kogu maht on, eks ole.
Ja siis, kui see number on heaks kiidetud, siis selle valitsuse, Eesti valitsuse poolt, siis selle numbri aluse ja ka mingites alternatiivsetes eluvaldkondades see on raha ette nähtud läbirääkimiste, siis minnakse sellega Euroopa Komisjoni vastavat ametkonda ja see tõenäoliselt ÜPP rahaga seal väga suurt vaidlust ei tekigi, eks ole, ma eeldan eraldi, et seal võetakse teadmiseks. Ja siis tegelikkuses see ongi kirjas. Ja nüüd, aga samamoodi lepitakse paralleelselt kokku ka teiste valdkondade vahel, eks ole. Aga Urmas, mina sain niimoodi aru, et juba praegu peaks hakkama vaikselt aru saama, et milleks nagu sealt poolt valmisolek on Eestile anda, et kas tibude tootmiseks või sigade taastootmiseks, et see peab käima vist järjekorrast veel enne. No see teadmine on meil olemas, et mis on esiteks komisjoni ootused nende samade riigipõhiste soovituste näol ja me teame, milliseid siis eesmärke rahastatakse, need 5 suurt teemaplokki ja nende sees veel niisugused detailsemad valdkonnad, aga tõesti seekord ei ole täpsemalt ette öeldud, et kuhu, kui palju või millisteks tegevusteks täpselt. Et mida me teame näiteks varasematest läbirääkimistest, kui me räägime digivaldkonna investeeringutest, siis täiesti abikõlblik valdkond, aga kui me läheme küsima raha ainult siis digiriigi arendusteks, siis tõenäoliselt komisjon ütleb, et aga kuulge, et te olete sellest esiindeksis riigi digitaliseerituse mõttes Euroopa tipus endiselt, aga et teil on erasektori digitaliseeritus väga madalal tasemel. Et miks te sinna ei tee meedet, eks ju? Et sellised nüansid hakkavad siis läbirääkimistel mängima, aga me laias laastus teame, mida me saaksime teha ja nüüd on küsimus rohkem selles siseriiklikus debatis siis partnerite ja poliitikavaldkondade vahel, et kuidas ja kuhu siis seda raha täpselt suunata. Kõigi unistuste realiseerimiseks kindlasti ei jätku, samas ettepanek on ikkagi väga helde Eesti jaoks, tuleb seda kaitsta ja suuremaks veel kaubelda ja mõelda siis tõesti üli põhjalikult läbi, et kuidas parimal moel see raha käiku lasta. Nii, härra Vaga. Ja, aitäh. See Urmase pakutud lauaõppuse formaat on väga huvitav ja ma arvan intellektuaalselt igati hariv. Aga lihtsalt kui vaadata põllumajandusega edasi liikuda, et kui meil põllumajandusel on kindel mingi põrand, kust allapoole ei saa minna, selle konkreetse numbri me saame. Aga kui ongi näiteks, ma saan aru, et peamine läbirääkimine käib, et kui palju me hakkame saama sellest teisest sambast raha. Ja siin ongi siis biomajandus või digiüleminek, siis ma vaatan põllumajanduskoja neid siis ettepanekuid, siin on ka näiteks biogaasijaamad või ma ei tea, võib-olla on ka siis võimalik sinne digiülemineku mingisse fondi kirjutada mingi projekt, mis puudutab näiteks töötleva tööstus kõrgema lisandusväärtusega lõpptoodete arendamist. Äkki kuskil nendele tingimustele vastab see projekt. Ega siis teoreetiliselt, kui kirjutatakse siis selline projekt, mis selle teisele sambale põllumajandussektorist vastav asi, mis sobib Euroopa Komisjonile ja kõik muud mingi summaga, siis sellele saadakse raha sellest täiendavalt sellest teisest sambast, aga see olemasolev nii-öelda baasrahastus, see 1,6 miljardit, mis meil on ÜKP-st esimese samba näol olemas, et siis see tulebki lihtsalt top-up sellele, kuna oli nii hea projekt, kui me siis koos sektoriga Eesti riik esitas nii hea projekti ja siis teisest sambast me saime lihtsalt täiendavalt raha. Et see on siis see nagu läbirääkimiste koht ja see protsess tegelikult, kus me oleme. Ja ütleme, see siseriikliku ettevalmistuse juures me keskendume rohkem just sellele osale, mis on siis riiklik eraldis ja riigi plaan ja mida kindlasti on siis vaja nagu selle raames ära teha, aga tõesti see teine sammas väga laialdaste võimalustega on Eesti jaoks väga hea võimalus, et seal on hetkel tõesti, nagu ma mainisin, päris olulistes valdkondades rahastusmaht mitmekordistunud, need samad sõjaline liikuvus või energia- ja transpordiühendused, aga see konkurentsivõime fond, mis seal on siis mahuga 450 miljardit, see on siis üle-euroopaline pingutus selleks, et anda siis sellisest ideefaasist kuni siis turukõlbuliku tooteni tervele sellele elukaarele siis rahastust tugevatele projektidele üle Euroopa ja on siis ära mainitud tõesti need valdkonnad siis puhtale energiale üleminek, tervishoid, biomajandus, digiüleminek, kaitse ja kosmos,
et siis loomulikult on ka põllumajandussektori sellistel suurtel ettevõtetel võimalik sellele rahale konkureerida. Loomulikult ei ole garantiid, seal on konkurents üle Euroopa, et tuleb pingutada, aga Eesti on olnud edukas üldiselt nende kesksete fondide juurest raha ära toomisel ja mul on usku, et ka järgmisel perioodil see edu on veelgi suurem ja loomulikult siis ka põllumajanduse poole pealt on oluline innustada osapooli, et valmistuda ka seal konkureerima ja praegu, kui need tingimusi seal, fondide tingimusi seal läbi räägitakse, et siis hoida silma all ka seda, et need tingimused oleksid siis Eesti jaoks võimalikult soodsad, et me saaks seal jala ukse vahele ja suudaksime Euroopa üleses konkurentsis olla. Nii, no see oli ka vist mingit pidi vastus põllumeeste murele. Nii, palun. Ja lihtsalt kommenteeriks seda, et see loomulikult igati nõus, et mida rohkem Eesti suudab sealt teisest sambast ära tuua, seda parem. Aga nagu ise ütlesite ka, et see on konkurentsipõhine. See põllumajandus-toidusektoris valdavalt on küllaltki väikesed ettevõtted, valdavalt nad tegutsevad koduturul ja neil ei ole väga suurt kogemust ja konkurentsieelist, et üle-euroopalisest fondist konkurentsipõhiselt raha ära tuua. Ehk et kui sealt tuleb top-up, väga hea, loomulikult kui ka riik paneb omalt poolt õle alla, et neid kvaliteetsed projekte tuua ja läbi rääkida ja lobistada seal veel parem, aga me ei saa nagu julgeoleku ja varustuskindluse küsimusi niimoodi ehku peale üles ehitada. See teine sammas on selline nagu Horisondi projekti, Horisont Euroopa taotlused teaduses, ehk et mõnikord on sul edumäär 10%, mõnikord 20%, mõnikord 5%, et you never know. EISA juurde hetkel luuakse seda võimekust, et oma uue strateegiaga näevad ette siis strateegilistele valdkondadele keskendumise ja valmistuvad ka selleks, et siis toetada Eesti ettevõtjaid ja teadusasutusi seal kesksete fondide juures just. Arusaadav, aga ma arvan, kõnelenud on palju asjalikke mõtteid. Siin on tegelikult oluline on, need on strateegilise tähtsuse küsimused, jõudu kõigile ametnikele tegelemisel ja tõesti palve on esitada siis tegelikult see informatsioon katusmissioonide kohta. Teiseks selle kohta, mis puudutab siis seda rakenduskava, mis kinnitati ära kehtiva reeglistiku alusel, et milline see rakenduskava oli ja võib-olla kui on olemas ka need komisjoniga peetavad läbirääkimised, mis protokollised olid, eks ole, või need olid tegelikult suulised vestlused nende kinnitamise kohta, siis lõpprakenduskava kinnitamise ja siis eelneva rakenduskava konsultatsioonide vahel komisjoniga. Nagu ma ütlesin, need olid mitteametlikud, neid ei protokollitud, nende alusel siis lihviti nii-öelda seda ettepanekut, tollel hetkel siis rakenduskava ja ametlik ettepanek oli siis valitsuse kinnitatud rakenduskava, mis läks Euroopa Komisjonile, tulid vastu mingid ametlikud küsimused, millele me andsime veel selgitused ja siis oli selle heakskiitmine, nii et nii ta ilmselt on ka järgmisel perioodil. Aga saame saata loomulikult 21-27 esialgse rakenduskava. Seda me oleme nüüd 4 korda muutnud. Viimane oli siis seoses kaitseinvesteeringute lisamisega. Selle heakskiitu me ootame siin lähinädalatel. Nii et nagu ma ütlesin, see on ka nüüd juba loomulik osa toetuste kasutamisest, et pidevalt neid plaane ümber vaadatakse. Õnneks see võimalus on, et ei tule sama menüüga minna. Aga ma täpsustan veel üle lihtsalt, et rakenduskava või selle riigiplaani kinnitamine, et mitteametlikult konsulteerida Euroopa Komisjoniga, teha seda selle sügisel, on vajalik selleks, et meil oleks eeldus, et me suudame 28. aastal kiirelt startida. Ja tegelikkuses kogu informatsioon, mida me selle aja jooksul, ütleme siis valimiste eelse riigiplaani kinnitamise puhul, mida me loodame saada, on mitteametlik Euroopa Komisjoni siis vastavate laudade ametnike tasemel möönmine, et mingisugused prioriteedid võiksid olla vastuvõetavad või tähelepanu juhtimine, et mingisugused küsimused tuleks muuta. On nii korrektne öelda? No siin on mingisugune markeering, siin on juba kirjas nende erinevatest dokumentidest tulenevalt siin tegeleda, mis asjadega siin tegeleda, investeerida raudteevõrku, elektrifitseerida raudteevõrku ja
suurendada sotsiaalkindlustussüsteemi piinavust, tagada, toetada taastuvenergiat ja nõnda edasi, eks ole. Jah, me teame, mis on Euroopa Komisjoni ootused, nagu mainisin, need samad riigipõhised soovitused ja siis, kui valitsus on kinnitanud esmase jaotusettepaneku, siis selle alusel me läbirääkimisi alustame ja siis hakkame neid peatükke ka põhjalikumalt lahti kirjutama, siis selle põhjal nagu läbirääkimised lähevad. Ja väga palju eeltööd saab tehtud juba praegu märtsiks ministeeriumide poolt, kes neid ettepanekuid esitavad, et siis need, mis jäävad sõelale ja millega me läbirääkimistesse läheme, siis seal on tegelikult juba lahti ka kirjutatud see visioon, et mis probleemi lahendatakse, mis eesmärgiga, mis on sihtgrupid, milliseid tõenäolisi meetmeid siis võiks rakendada. Aga ma küsin veel üle, et kas Eesti Vabariik, valitsuse tasemel, on saadnud ka mingisuguse kirjaliku oma seisukoha komisjonile väljendanud seda või need meie detsembris kinnitatud positsioonid, neid väljendatakse töörühmadest kirjalikul pöördumisel, ka seda tehakse, eks ole, siis riikide tasemel või seda kirjalikku positsiooni praegu ei ole veel väljendatud? No see töö käib nõukogus, eks ju, kas siis kuni peaministriteni välja, kus siis esindatakse Eesti seisukohti vastavalt siis konkreetse nõukogu koosoleku päevakorrale. Me teeme loomulikult ühisavaldusi, juhul kui tekib mingi teema. Üks on kindlasti sama idapiir, et siin hetkel on küpsamas üks ühisavaldus jälle, et seda survet hoida. 18. veebruar tuleb idapiiri pakt välja, mis siis komisjoni voliniku eestvedamisel on koostatud. Loodame, et see toetab meid selles võitluses ja ka nii-öelda läbirääkimiste siis viimastel tundidel, kus on vaja peaministritel nii-öelda see rahajaotus ikkagi kokku leppida. Nii, aga aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole. Palume seda lisainfot ja aitäh ja jõudu kõigile kolleegid.